Elektron Kommerts pole mitte pelgalt CD-plaatide, videokassettide ja raamatute ostmine internetis. Sellest on saanud omaette majandusharu. Aga kui võimas ja kui prestiižne see on, sellest te saate tänases võrgus teada. Ja kas need inimesed, kes siis Elektron Kommertsiga uue majandusega tegelema hakkavad, ongi tulevased Eesti Vabariigi kohalikud netimiljonärid? Ma küll võin juba ette öelda, et keegi ei ütle, kes saab tulevaseks netimiljonäriks Eestis, aga vähemalt väikeseid vihjeid tänasest võrgust te saate. Uue majanduse mõiste vist päris selgelt veel määratletud ei ole. Kõik vastavalt oma vajadusele ja suvale kipuvad seda enda äranägemise järgi defineerima, mida siis uue majandusel mõeldakse. Uus info jõudude vahekorra jaotus on toonud kaasa tegelikult sellise olukorra, kus efektiivsus on meeletult kasvanud, igasuguste lahenduste efektiivsus on võimalik võita näiteks 100 korda mingisuguse lahenduse kulude juures. Ja see ongi eelkõige see uus majandus, et me asendame vanad majandusüksused uutega. Ja see uus sageli on siis bitid, baidid internetis. Toome näiteks Compaagi, kellel oli tükk aega raskusi, et ta ütles, et ei, et mina ei hakka oma arvuteid internetis müüma. Nüüd on ta võtnud oma sõnad tagasi ja öelnud, et jah, et kahju, et ma hakkan seda tegema. Ja küsimus on lihtsalt 20% arvuti hinnast. Kui ta müüb seda läbi edasimüüjate, siis maksab see 20% rohkem. Ja tal ei muud üle, kui loobuda edasimüüjatest ja hakata müüma internetis. Missugused Eesti firmad sellist skeemi kasutavad? Eesti firmasid ma defineeriksin uue majanduse mõttes küll 2 liiki. Ühed on need, kellele see on sundmugavus. Sest ma ei kujuta ette näiteks BNS-i edastamas infot niimoodi, et ta trükib selle välja, viib paberile, viib iga kliendini. Et see oleks väga niisugune naljakas ettekujutus. Ja samamoodi tegelikult ei kujutame ette ka nüüd juba pangandusoperatsioone. Niimoodi, et seda saaks teha siis elektrooniliste vahenditel, sest niikuinii on pangandus elektrooniline. Teistpidi on ettevõtteid, kes siis uut majandust võtavad kui tõesti mõtteviisi ja olemasolevaid äriprotsesse selle tõttu muudavad ja lõhuvad. Ja siin Eestis on näha väga palju pürgijaid ja katsetusi. Näiteks Microlink proovib praegu väga aktiivselt, on oma katsetusi näidanud Tele2, on mitmeid teisi katsetajaid. E-kommertsi peetakse uueks majandusalaks. Kui palju see Eestis on niimoodi jõudu võitmas? Ta areneb päris tormiliselt, et ma arvan, et ei ole väga vale öelda, kui ma ütlen, et iga kuuga muutub see peaaegu et 2-kordseks. Mida me tegelikult võime selle e-kommertsi all siis tervikuna mõelda? E-kommertsi on defineeritud erinevalt ja Eestis on ka levinud 2 erinevat arusaama. Üks on siis, et see on interneti kaudu käiv kaubandus, teine on, et see on elektrooniline, mitte ainult interneti. Ma arvan, et õigem ja lihtsam ja selgem oleks ikkagi defineerida teda nii, et see on elektrooniline kaubandus. Sest internet ei ole mitte ainukene viis, kuidas anda üle informatsiooni ühest kohast teise. See võib olla ka püsivõrkude või mis iganes infokanalite kaudu edastatav. E-kommertsi alla kuuluvad ka siis interneti kaubamajad? Jaa, loomulikult. E-kommerts põhiliselt kõigepealt võib teda jaotada nagu 2. Üks on business to consumer pool, mis on üldse sama CD või raamatu või millegi muu kauba jõudmine lõpptarbijani. Teine on business to business pool, mis tegelikult õige pea ka Eestis on palju suurema käibega kui see lõpptarbija e-kaubandus. Kas need interneti kaubamajad erinevad kardinaalselt tavakaubamajadest?
No nad ikka erinevad küll. Esiteks juba sellepärast, et müüjaga on võimatu peaaegu suhelda, et inimene võib vabalt ise valida aja ja koha, kus ta seda ostu või kaupa nagu valima hakkab. Teiseks ta on 24 tundi avatud ja 7 päeva nädalas. Lahtioleku ajad on väga mugavalt täiesti ühtlaselt jaotunud üle ööpäeva. Ja ma arvan, et eestlase jaoks ja põhjamaalase jaoks on ta nagu eriti hästi vastuvõetav just sellepärast, et ega me eriti ei armasta seda, kui me siseneme kuhugi näiteks Barcelonas kaubamajja ja 3-4 müüjat jooksevad meie poole ja püüavad meid nagu eest ja taga teenindada. Et me oleme sellised, kes nagu tahaks omapäi omakeskis ringi käia ja valida. Et seda e-kommerssi tihti nagu arvestatakse, et see nüüd, et kindlasti ei lähe kõik sinna e-kommerssi või elektroonilisel teele üle, et jääb ju ikkagi see proovimise ja nuusutamise efekt. Tegelikult ma arvan, et see kogu kaubandus võib e-kommertsile üle minna ka kliendile ehk lõpptarbijale märkamatult. Lihtsalt ühel päeval võib juhtuda, et kui keegi klient nagu soovib kauplusest kauba kohe kaasa võtta, siis see on lihtsalt natukene kallim kui variant, et ta kaupluses, mis on moondunud näidiste saaliks, valib kauba välja ja laseb selle kassaaparaadi juures ära vormistada ja endale koju saata. Eks ja kaup ise tuleb kuskilt laost, kus on teda palju odavam hoida kui kesklinna kallil pinnal. Missugustel majandusvaldkondadel on kõige tõenäolisem interneti jõuda? Kui me nüüd hakkame neid vaatama, siis on kindlasti esireas need samad CD-d, videod, raamatud, kingitused, mis lähevad inimesele endale, vaid kellelegi teisele, mida valitakse pigem hinna ja välimuse järgi. Kindlasti mänguasjad, siis kindlasti teenused ja programmid, kus see nii-öelda kauba füüsiline olemus ongi elektrooniline, näiteks nagu mingi konsultatsiooniteenus või turismiteenus või lennupiletid, teatripiletid, kõik sellised asjad, kus selle kauba logistika osa on vähem oluline. Selliseid reaalseid kauplusi on Eestis väga mitmeid, täpselt nagu ka maailmas. Kas ka Eesti internetikauplused, kaubamajad on väga erineva tasemega? Jah, on küll. Minu enda kogemuse põhjal võin öelda, et neid saite või erinevaid veebilehekülgi, mis ennast kaupluste või müügikohtadena esitlevad, on circa 60. Nüüd nendest 60-st enamus on sellised natukene naljakad selles suhtes, et tegelikult ei ole tegemist e-commerce lahendustega. On pandud kaubad üles piltidega ja pärast seda, kui osta tahaks, tuleb kiri, et saada e-mail või tule kohale ja vaata edasi või midagi sellist, mis nagu e-commerce'iga kuidagi kokku ei lähe. Aga circa 10 kauplust, kaubamajadeks on need veel vara nimetada, aga kauplust on sellised, kus tõesti on lahendatud see kogu protsess algust lõpuni üle siis e-commerce ehk üle interneti ja need kõik on ühendatud pangalingiga, et sa saad kogu selle maksmise ära teha sellelt samalt kauplusest, ehk sa ei pea sealt kauplusest lahkuma selleks, et ost lõpuni ära vormistada. Uue majanduse rakendamine panganduses tähendab ainult siis teenuste viimist internetti. Võib-olla nagu täpsustad natuke teenuste viimine internetti. Kui internetis on nii, et kõigepealt pandi kataloogid üles, sisuliselt tootekirjeldused, eks. Siis võimaldati tehingute tegemine ja järgmine samm on juba, et kogu kliendisuhe liigub internetti. Et kui me mõtleme teenuste viimine internetti, siis on see võib-olla see vahepealne, et tegin tehingu ära. Aga järgmine samm on, et kogu selline kõike, mida klient nagu teha soovib, ehk see kogu kliendisuhe, see liiguks internetti, see eeldab juba väga palju ettevõtte siseste nagu protsesside ringi vaatamist ja ringi korraldamist. Ma ei usu, et see inimene inimesega suhtlemine ära jääb, sellepärast, et rahaasjades on ikka selliseid hetki, kus kõik ei ole valmis kõike puhtalt masinale usaldama, tehakse pikemaid plaane, võetakse tõsisemaid laene, et on vaja ikka niisugust kindlust ja on niisuguse küsimusi võib-olla, mida kõik ei taha üle masina teha. Kui rääkida e-kommertsist või siis e-kaubandusest natukene kitsamalt, siis seda peetakse ainult CD-plaatide, raamatute, videokassettide ostmiseks. Kas nüüd need inimesed, kellel ei ole krediitkaarti, peavad vaikselt juba nuttud tihkuma, et nendele tehakse liiga?
Nii see ei ole, selles mõttes, et krediitkaart oli see, millest tehingute tegemine alguse sai. Ja kas me mõistame e-kommertsi all ainult kaupade ostmist või vaatame seda laiemalt, mis puudutab näiteks Estonia.com-i ideed, mida Allan Martinson siin hiljuti välja käis, see räägib ka kõikide teenuste osutamist üle interneti, kus võib-olla alati ei olegi maksmine tehinguga kaasas käiv osa, võib-olla see maksmine tuleb kord kuus hiljem sinu mingi muu arve peale, aga internet võimaldab sind ära tunda ja pakkuda sulle seda teenust jooksva perioodi jooksul. Näiteks alates tänasest võivad Hansapanga internetipanga kliendid, kes on Eesti Telefoni kliendid, vaadata oma telefoniarveid läbi internetipanga. Et kui me räägime nagu e-kaubandusest laiemalt, siis krediitkaart ei ole kindlasti see ainumäärav tegusi. Ja ka selle vastu on lahendusi, mis nüüd alates suvest on esimesed kauplused endale pannud sellise maksevõimaluse, kus internetipanga kliendid saavad maksta ilma kaarti omamata, kaarti kasutamata. Kohe selle ostukorvi täitmise järel. Ja see on lihtne. Kas e-kaubandus ei pruugi muutuda osale rahva kildkonnale natukene keeruliseks, nende jaoks on ikkagi mugavam astuda poodi sisse, võtta see leib või piim kõige lihtsustatumalt öeldes ja siis see ära maksta, mitte hakata seal kataloogides surfama vaatama, kas nüüd seda näidist või seda. Täiesti võimalik, et igaüks ise valib, kuidas ta seda teha soovib, kes eelistab mugavust, kiirust ja kes on arvuti pidev kasutaja. See võib-olla valib interneti selleks oma tehingute teostamise kohaks, kelle jaoks arvuti on natukese võõras ja ta valib oma tee. Näiteks internetipangas on üle 50-aastaseid kasutajaid küll ja nad kuuluvad ka aktiivsete kasutajate hulka. Nende all me mõtleme need, kes käivad vähemalt korra nädalas meil internetipangas. Nende seas on ka väga suur osakaal neid, kes on üle 50. Et selles mõttes see on inimese elustiili küsimus, mida ta valib, mida ta eelistab. Kui kogu kaubandus nüüd üle läheb internetti, kas siis tähendab ka seda, et need rahavood, mida siis tuleb üle kanda sellelt inimeselt, kes ostab, sellele, kes müüb, muutuvad ka kaitsetuks? Suugi mitte, sellepärast pangad kasutavad alati kõige viimasemaid tehnoloogiaid, turvatehnoloogiaid ja nii nagu selge on see, et internetis see häkkimise oht on tõusnud, on suurem, aga samamoodi edasi liiguvad need turvatehnoloogiad ja pangad on alati esimeste seas, kes need kasutusele võtavad. Ja teine kaitse on see, et kliendid on seadnud endale päeva makse tehingu limiidid, mis teevad majanduslikult ebaotstarbekaks üldse mõeldagi nende lahti kräkkimise peale. Kas teil ka arvuti on? Jaa, mul on arvuti nii kodus kui töö juures. Mis te teete sellega? Kasutan töövahendina. Ane sulgeda aeg on ammu möödas. Mul on ta rohkem kirjutusmasina eest, aga mitte ainult. Kas te arvutiga mängite ka? Harva, siis kui lapselapsed kodus on. Kui palju teie arvuti kasutamise ajast kulub internetis? Internetile jääb mul aega vähe, aga mul on teatud favoriidid, keda ma ikka külastan ja uuemaid uudiseid kogun. Kas elektronpost kuulub ka teie nii-öelda kirjavahetuse kompetentsi? Jaa, nagu hommikul esimene võimalus on, siis ma vaatan, mis on laekunud ja Kas te olete ka kokku puutunud sellise eelarvamusega, et võib-olla jumala sulane on sellisest moodsast sidepidemisapparatuurist väga kaugel seisev? Ei, vastupidi. Kirikud on võtnud kõik ju arvutid kasutusele ja on omavahel kontaktis. Pigem on küsimus finantsides, et kuidas rahastada ja välja arendada neid süsteeme. Kui teilt nüüd need arvutid ära võtta, mis siis juhtuks? Oi, sellega on pikalt aastaid juba harjutud ja siis tuleb pöörduda tagasi. Kusagil kapinurgas on mul elektriline kirjutusmasin selliste asjade juurde. Mis asi business to business internetis on? Kas on üks suur turuplats, kus on siis erinevaid ettevõtteid igalt ilmast kokku toodud? See on sisuliselt potentsiaalselt väga suur turuplats, kus siis on elektrooniline keskkond, kus erinevad ettevõtted siis erinevates tööstusharudes saavad omavahel äri ajada.
mitu asja, mis on selgeks saanud tegelikult, on näiteks see, et majandus muutub oluliselt efektiivsemaks. Et kui me vaatame näiteks business to business, et kuidas see majandust efektiivsemaks muutub, et sisuliselt näiteks mõne ettevõtte, tööstusettevõtte sisseostuprotsess, et see on ääretult aeganõudev ja keeruline iseenesest, mis koosneb erinevatest elementidest, et mitmed otsingud on selleks vaja teostada, et siis leida õiged tarnijad endale, nende krediidikontroll on vaja teostada, on vaja vaadata läbi mitmed pakkumised. Et business to business saidi läbi saab seda kindlasti oluliselt efektiivsemalt teha ja täna juba on sellised saidid mõned olemas. Kas siis tuleb teha oma ettevõttele interneti kodulehekülg ja siis oodata, kui äri läheb valla ja dollarid ja kroonid kukuvad mu kontole? Et kui business to business ütleme, keskkonnast üldse rääkides, siis seal on tänaseks astutud esimesed sammud, et on loodud infrastruktuur, mis siis võimaldab ettevõtetel sisuliselt interneti kaudu äri teha. Et isegi eelmise aasta lõpuni oldi selle suhtes väga skeptilised. Kus see tunnistus tuli, oli Amazoni ja eBay jõulumüük sisuliselt eelmise aasta lõpus, kus internet sai siis sellise tõelise tunnustuse osaliseks, et interneti kaudu saab äri teha. Aga mis on veelgi tähtsam on see, et tänaseks on siis selgunud, et interneti kaudu saab ka keerulisemaid tehinguid teha kui lihtsalt CD-de või raamatute ost. Kas kodulehekülg internetis, firma kodulehekülg internetis ongi siis nagu selline esimene lind? No ta on olnud selline esimene lind ja väga paljud ei saa sellest mõttest hästi kaugemale, nad jäävad selle kodulehekülje ja nii-öelda info avaldamise ja marketingi funktsioonide juurde. Kuid tegelikult seal on ka vastupidised funktsioonid, näiteks kodulehekülje kaudu info kogumine, mis teeb siis selle marketingi interaktiivseks, pluss siis juba tõelised töökeskkonnad, kus tehakse reaalset tööd, eks. Parim ja tuttavaim näide kõigil on ikkagi internetipangandus, kus tegelikult on viidud täiesti äritegemise keskkond virtuaalseks. Palju Eestis sellised ettevõtted on, kes on siis läinud business to business puhul internetti? Mingil määral on seal enamus, kui me ikkagi peame silmas meilivahetust, kodulehekülgi, nii-öelda informatsiooni väljasaatmist. Nüüd selliseid, kes kasutaks seda väga olulistes äriprotsessides, on üpris vähe. Et on tekkimas ma usun, mingisugune murdepunkt, kus ettevõtted siiski mõistavad seda efekti, neid võimalusi, mida internet pakub. Business to business iseenesest, kui me räägime väga regionaalselt sellest, siis tõenäoliselt sellel ei olegi väga suurt potentsiaali. Business to business mõte on just see, et tekib turg, kus on siis ääretult palju ostjaid ja müüjaid. Ja informatsioon sel turul liigub kergesti ja on kättesaadav. Samas ostjad ja müüjad sellel turul, kui need väga palju on kindlasti anonüümsed. Business to businessi puhul on just eriti oluline kriitiline mass, et tekiks küllalt ostjaid ja müüjaid ühele konkreetsele saidile siis. Ja täna, kuidas seda püütakse välja arendada, on väga palju just informatsioonikeskne, et pakutakse teatud tööstusharudele konkreetset informatsiooni siis sellest tööstusharust toimu kohta. Üks selline konkreetsem näide võib-olla sellest valdkonnast on Vertical Net, mis on siis Nasdaqil noteeritud Ameerika Ühendriikide ettevõte. Samas on ettevõtetel võimalik seal üles riputada nii-öelda oma storefront, mis siis on selline kauplemislett, kus on täpne informatsioon nende produktide kohta, on võimalik tellida siis tasuta näiteid nende produktide kohta. Kas kiire arengu valdkond on selle võrra ka riskantsem? Kindlasti on ja suur osa riske tuleneb tegelikult just sellest, et keegi ei tea, kuhu see asi lõpuks välja jõuab ja millised on need majandusmudelid, kui me just businessist räägime, mis siis lõppkokkuvõttes võidavad või mis siis nagu peale jäävad tegelikult. Ja kui nüüd vaadata näiteks börsiettevõtete väärtusi, eriti Nasdaqil, siis need on tegelikult hoopis teistpidi hinnatud või teistel alustel hinnatud kui traditsionaalsed vanamajanduse ettevõtted. Pigem baseerub nende hinnang siis usule, et kas investorid usuvad, et see mudel lõppjärgus võiks töötada või mitte. Kas seda business to business asja internetis võib ka äkki pidada selliseks suureks mulliks, et millega siis firmad proovivad profiiti lõigata, et nad teised firmad panevad internetti? Seal on selles mõttes ikkagi reaalne maailm, et kõike saab mõõta ja kõike saab jälgida, et päris mulje ajada ei saa, kuigi
kui börsikursse vaadata ja börsihindade tõusu, siis paraku nendes on mulli ehk nii-öelda ootus on sees, eks. Kes saab Eesti esimeseks netimiljonäriks? Nimesid võib-olla ei oska nimetada, aga mina arvan, et need, kes teevad väga palju ärilt ärile rakenduste jaoks, nõnda nimetatud business to business rakendusi, ehk näiteks suured ettevõtted, kes hakkavad oma ostu ja partneritega suhtlemist viima internetti. Need on need, kes ehitavad neile need rakendused. Võib-olla keegi, kes oma äri mitte ei raja tõesti baasile .ee, vaid .com baasile. Nii et neid firmasid on Eestis olemas, nad on sageli väiksed, sageli tundmatud ja sageli ei tea avalikkusest mitte midagi. Ja seda saab siis võib-olla vaadata hiljem internetis avalikust meediast või teha search Eesti esimene netimiljonär. Tavaliselt neti puhul eriti miljonäridest ei räägita, et räägitakse pigem miljardäridest. Ja kui nüüd numbritest veel rääkida, siis business to business täna sel seisul või 98. aasta lõigu poolest oli Ameerika Ühendriikides see turg oli $43 miljardit ja eeldatakse siis, et aastaks 2003 see turg kasvab kuskil 1,5 kuni 1,7 triljoni dollarini, mis siis on nagu väga suur osa tegelikult, kuskil 10%, 8-10% kogu ärist tehakse tulevikus teatud hinnangute põhjal interneti abil, interneti kaudu. Ettevõtlus läheb internetti, alates siis ärimehelt ostjale suhtest kui ka siis ärimehelt ärimehele suhtest. Kas riik peab sellele kaasa aitama? Kas riik peaks kaasa aitama kirjaoskustekkele, võiks küsida vastu. Ja ma arvan, et Eesti riik omal ajal tegi valiku ja aitas kaasa kirjaoskustekkele ja siiamaani ei ole tulnud seda kahetseda. Ja selles mõttes on see valik nüüd küll üleriiklik valik, et kas Eestist saab siis mitukümmend protsenti efektiivsem riik, kui on naaberriigid, ehk siis jõukam või mitte. Ma lähen praegu Kodakondsusmigratsiooniametisse, täidan dokumendid, et midagi teha, võin ma minna infopunkti, kus üle leti on töötaja, ma näen arvutis, mida me hakkame tegema, ta näeb sealt juhiseid, et kui ta tahab teha passivahetust, siis ta peab esitama sellised paberid, sellises järjekorras paberite identsuse kontrolliks vaadake selliseid asju, siis edasi toimub protseduur niimoodi ja järgmine kord olen ma võimeline seda ise tegema internetis. Ja kui palju see järgmine kord on odavam, siis seda on mõõdetud maailmas. Vahe on 100-kordne. Internetis osutatud teenus või siis teenindatud teenus, hinnavahe on 100-kordne. Ja ma väidan, et praegusel hetkel, kui koondada riigi erinevate ametiasutuste teenused kokku ühte teeninduspunkti, siis on võimalik puhta püsikulude kokkuhoiu arvel saavutada riigil mitmemiljardiline kokkuhoid aastas. Kui rääkida ühest Allan Martinsoni artiklist estonia.com, kas mingil määral riigi internetikeskkond www.riik.ee ongi see, mida siis on silmas peetud estonia.com all? No, riik peab suutma kodanikele pakkuda juurdepääsu informatsioonile, avaliku halduse informatsioonile kõigepealt, aga ka kogu muule eluliselt vajalikule informatsioonile märksa rohkem, ma leian, oleks vaja tähelepanu keskendada teenuste väljaarendamisele. See pool on veel üsnagi algusjärgus ja me võime leida siin esialgu ainult mõningaid selliseid häid näiteid, kas või näiteks blanketid internetis, eks ole, või just äsja vaatasin, et on võimalik riigi arhiivile esitada interneti kaudu arhiiviteatise saamiseks taotlus. Ma ei ole küll veel kindel, kas on võimalik saada seda internetist ka tagasi, sest digitaalallkirja seadus ei ole veel vastu võetud. Sellist väga kindlat õiguslikku alust veel hetkel ei ole, aga loodame, et see tuleb õige pea. Tõsiselt siis riik seda e-kommertsi võtab? Võiks öelda niimoodi, et eraldi kui e-kommertsi sellist arendamist selles suhtes ei saa nagu öelda, pigem riik nagu püüab luua seda tervet keskkonda,
kus ka siis e-kommerts võiks kiiremini areneda. Et just see, et tehnoloogiline arendustegevus ja kogu see innovatsioon, et just läbi selle toetamise, et siis e-kommerts areneks kiiremini. Kui riik paneb nüüd kõikvõimalikke funktsioone alates siis dokumentidest interneti üles, kas see muudab ka poliitikud ausamaks? Siis on see väga läbipaistev ju. Kui toimetatakse kõiki asju avalikult, siis loomulikult on sellisel üldsuse järelevalvel täiesti oma koht ja seda üldiselt räägitakse ka, et kogu infoühiskonna teemad on need, mis kogu juhtimisstruktuuri hakkavad muutma. Mis tähendab seda, et kõikidel tasanditel, kõigil inimestel võib olla see sama informatsioon ühe korraga käes. Kõik need otsused, mida tehakse ka Riigikogus, kus teinekord on vaja väga laia inimeste hulka kaasa. Ma näen, et tulevikus on selline võimalus, et läbi interneti või läbi neid elektroonseid kanaleid on võimalik väga paljudel inimestel väga kergesti selliseid otsuseid kas ise teha ka või mõjutada neid otsuseid, mis siis kõrgem juhtkond teeb. Mille poolest aasta number 1999 kirjutatakse interneti ja arvuti alafirmade aastaraamatutesse. Järgmisel nädalal muurime, mille pärast aasta 1999 oli tähtis ja mis selle aasta vältel juhtus. Me oleme võrgus. Thank you.